Ja meil on selline pikk sõjade ees olnud. Alustasime 28. aprillil Narvas õppusega Kilp, kus harjutasime laiapindset riigikaitset Politsei- ja Piirivalveametiga, Päästeametiga, 1. jalabrigaadiga. Tänase õppuse viimases faasis harjutame siin keskpolügoonil lähilahingute läbiviimist ja samal ajal siis ka tagala-ala julgestamist. See on see üks põhitegevusi, mida me siis diviisi raamistikus pakume, et vastase luurediversiooni üksustel ei oleks liikumisvabadust, mis loob tingimused siis diviisi erinevate tulevahendite manöövrivabadusele ja sellega me seal tegeleme. Maakonnas on meil omad kaitseliitlased, sihtvõrgustikud ja on ka meil uistisõdalased, kes on siis rühmade kaupa paigutatud erinevatesse vastutusaladesse ja Kaitseliidu juhtimiselemendid juhivad neid. Ja ongi kontrollabilaskepunktid, mis siis reguleerivad ära seda, et meie tagame diviisiüksuste liikumisvabaduse, samas takistame vastase liikumisvabadust. Olen võtnud enda kontrolli alla ka kriitilised objektid, mis on meil käestud nii diviisi ringkonna poolt ja loomulikult meil enda ohuanalüüsi poolt on võetud ka sellised, mis on nagu elutähtsaid teenused osutavad ettevõtted. Tasakesi rooste hakkab metallit nagu maha kooruma, et loomulikult viimane kord, kui me nende kokku saime, oli 23 aasta, siis 2 aastat on ikkagi sellist, kus mingisugune vilumus on tasakesi juba kadunud, aga nüüd esimene kontrollkäik, mis sai tehtud, mehed hakkavad tasakesi tagasi tulema sellesse reaalsusesse, et nad on, olukord on peal, nad peavad ennast kaitsma, nad peavad teisi kaitsma ja objekt peab olema ka kaitstud. Ehk siis me lähme tasakesi paremaks. Hetkel ei ole ideaalne pilt, aga me oleme minema paremasse suunda. Kaitsekeskpoolil harjutame siis lähilahingu läbiviimist diviisi raamistikus, kus siis vabatahtlikud reservväelased on maa-ala kaitse rollis ja me põhiülesanne on seisata vastane erinevate võimetega, mis diviisi poolt pakkuda on. Nii kaudtuli kui ka siis uued võimed, ehk siis tappedroonid, seda me siin täna teeme. Me oleme tulnud siia siis toetama kogu seda siili väljaõpet polügooni alal, eks ju. Ja põhimõtteliselt, mis me siia teinud oleme, on see, et me oleme nüüd lennanud ringi fixed wingiga, ehk siis nii-öelda suurte luuredroonidega kogu selles polügooni alas, otsinud, monitoorinud, ja leidnud väga palju siis sihtmärke. Samal ajal siis üksuste juures või siis minu all on nii-öelda väiksemaid DJI Mavic droonidega meeskondi, kes siis lendavad nagu, ütleme, juhivad siis seda ründemoona lendu või siis otsivad mingisugust täiendavat infot. Siis on ründemoona meeskonnad, kes siis lendavadki sisuliselt pommiga droonidega, ehk siis näiteks masinate vastased või siis kildu elaviu vastu, mis iganes on ülesanne, eks ju. Siis on meil üks pommitusdroon, suur ukrainlaste lahendus, millega on võimalik, ütleme, 4 lasku teha.
osa maa-ala kaitsest. Vastane on vaja ennem seisata ja seejärel saame siis erinevate relvade mõjuga vastasega siis maastikku lävitada. Oli vaba! Teadusnõukoja üksusest mehed ja naised on väga tublid. Ilmselgelt on raske, saab vähe magada, võib-olla iga kord ei jõua toit õige koha peale, pole seda aega teha, aga kõik see, mida täna maakaitse koos vabatahtlike reservväelastega suudab teha, see on muljet avaldav ja ma olen neid väga uhke. Eesti on kaitstud, Eesti on surnud.